tänud Eveli sulle veel kord. Ja muidugi tänud kõigile, ja nii nagu Sven ka mainis, et ega need ideed ja mõtted ja tegevused ei ole siis jäänud ka kuskile lihtsalt kalevi alla. Kui ma esitasin Vabariigi Valitsuses ka seda Kagu-Eesti tegevuskava uuendamist, see otsus on tehtud, ehk siis Kagu-Eesti tegevuskava, mis ju oli ette nähtud esialgu aastani 2020, on nüüd pikendatud aastani 2030. Ja just selle aasta sees, ma arvan, et ka see tänane seminar ja need mõtted, mis teil seal kõlavad ja kus te vaatate üle ka seda, mis siis eelmine aasta toimus ja mis on arengud olnud, et väga paljugi sellest tegelikult ma loodan on sisendiks meil selle Kagu-Eesti tegevuskava uuendamise protsessis. Ja kindlasti konkreetsemad ettepanekud Kagu-Eesti programmi, et muidugi ei oska mina ka ju mürki võtta, mis saab eelarve läbirääkimistel, mis saab eurorahadest täpselt, aga ma kindlasti usun, et regionaalpoliitikasse tuleb pigem vahendeid juurde, kui need jääb vähemaks ja eks selle eest üritan mina seista. Ja kui need vahendeid tuleb, siis see eeltöö nii välitööde raames kui erinevate jätkuürituste raames on ju sisuliselt tehtud, et palju häid tegevusi, ideid, mida me saame rakendada, kui me sinna nõu ja jõuga appi läheme, aga eks võtmed on ikkagi kohalike käes, et soovin nii omavalitsejatele seal koha peal, ettevõtjatele, kodanikuühiskonna esindajatele seda aktiivsust, et me teie häid ideid siis koos ka saame rakendada. Aga jõudu teile ja ikka kaasame, et see on see põhiline ja ärme seda koostööraami siis unusta. Et ma usun, et on kujunenud välja ka nende ametlike välitööde raames ikkagi ja selles jätkuprotsessis nüüd tihedamaid sidemeid, nii seal koha peal omavahel kui siis Tallinnaga nii-öelda. Ja ma arvan, et üks niisugune hea mõte, mis seal tegelikult eelmine aasta kõlas, Kagu-Eesti kaugtööparadiisiks, no näete, oli vist vaja kriisi, et seda asja nagu edasi lükata ja näete, mida me teeme siin praegu. Kõike teeme kaugtööna ja mitte midagi juhtu hullu, vaid vastupidi, mõned asjad ikkagi liiguvad isegi kiiremini, mulle tundub, vähemalt igapäevases töös, mida ma olen siin ministeeriumis kogenud. Et see on üks väärt mõte, et vaadata tõesti, et on need siis interneti kiiruse piirangud ja millised probleemid siis üleüldse seal koha peal on, et need võiks nüüd kiiremini lahendada ja siia võiks muidugi riik ka juurde panustada, et siis sellest Kagu-Eestist tõesti see kaugtööparadiis kujuneks nii riigisektoris kui erasektoris. Aga jõudu teile tänaseks ja tänud kõigile veel kord. Aitäh, minister. Kuldar Leisil oli siin üks küsimus või kommentaar. Kas Kuldar? Jaa, hommingut. Et ei olnudki küsimus, vaid pigem selline repliik, et tõesti eelmisel aastal ametnike välitöödel, et ühtepidi tugevnes side Tallinna ja Kagu-Eesti vahel, aga tegelikult suurem saavutus võib-olla oli see, et me tõesti 3 maakonnas teeme palju rohkem koostööd, kui me seda senini tegime. Ja need küsimused, mis meid kõiki 3 maakonda puudutavad, nendes meil tõesti koostöö on väga, väga hea. Ehk siis siit võiks edasi ja ütleks ka, et arenduskeskused on väga tugevaks arenenud ja tänu ka haldusreformile võib-olla on omavalitsused saanud tugevamaks, et omavahel ka koostööd teha. Aga siit nüüd järgmine selline ettepanek või soovitus on see, et nendes osades, kus on võimalik anda otsustust ja pädevust ikkagi ära siia Kagu-Eestisse, et siis tõesti oleks mõistlik seda teha, et kas või lihtne näide, et kui on ettevõtluse toetusmeede, et siis küll me saame siin 3 maakonnas selle protsessiga ise hakkama, et lihtsalt kui need summad on sellised, nagu nad täna veel on, siis kui neid osalejaid on väga palju, et ühtepidi kagu-eestlased ja teistpidi siis erinevad ministeeriumid, siis see halduskoormus läheb nii suureks, et sellel toetusel rahaliselt enam suurt mõtet ei ole. Ehk siis ettepanek selline, et kus on võimalik ikkagi anda koha peale seda vastutust ära, siis las kohalikud otsustavad ja jääb ministeeriumides rohkem aega suuremate tegevustega tegelemiseks. Aitäh, Kuldar! Et kui tohib, siis ma Kuldarit nagu lohutan, et ausalt öelda minu vaade võivad Rahandusministeeriumi ametnikud kindlasti kinnitada.
olgu need maakondlikud arengustrateegia rahad või mõned muud asjad. Ma arvan, et väike nihe on näha, et mingi Tallinna tark hindamiskomisjon tegelikult ei keera teie kohapealseid otsuseid ümber. Ja see, et anda sinna koha peale rohkem otsustusõigust, on see joon. Mõned asjad võtavad lihtsalt rohkem aega, eks Kagu-Eesti programmi tegevused on rakendunud esialgse vaate järgi, aga me saame neid tegelikult ju kogu aeg teha paindlikumaks, lihtsamaks ja tõesti, nagu sa mainisid, selle väikse raha juures tuleb kasutada ka võimalikult vähe bürokraatiat. Et me oleme selle õppetunni endale kindlasti kõrva taha pannud ja kogu aeg neid meetmeid ka üritame sinna poole kujundada. Aga aitäh, Kuldar, ja jõudu teile veel kõigile. Aitäh. Liigume edasi. Veiko Tali ja Rahandusministeeriumi kantsler. Kas Veiko Tali on meil siin olemas? Täitsa olemas, kuulen ja näen teid. Tere hommikust. Tere hommikust. Rõõm teid kõiki näha ja kuulda ja alustaks võib-olla negatiivsest, et tegelikult muidugi oleks veel parem, kui me oleksime kuskil seal Kagu-Eestis ja kaugtöö on küll tore, aga oleks hea meelega kuskil teie juures seal, aga seda ei õnnestu. Ja teine mul negatiivne asi on see, et kahjuks mul ei õnnestu ka täna kogu seda seminari ära kuulata ja teie mõtteid kuulata ja siis ka võib-olla panustada, et peame minema Töötukassa nõukogusse varsti kohe. Aga mis on rõõmustav kindlasti on see, et laupäeval on mul plaanis tulla sinna Kagu-Eestisse kohale ja alustada seal Põlvast matka sinna kuskile Värska suunal ja loodan seal näha huvitavaid uusi kohti, nagu näiteks Saarjärve ja Koolma koht, kus ma kunagi pole olnud. Et ma loodan, et järved on juba soojad ja saab ujuda, või vähemalt kui praegu pole, siis loodan, et laupäevaks on, et ma kohale jõuan. Et see on igal juhul positiivne emotsioon, millega ma elan siin seda töönädalat. Ja saab ka seal jaanipäevad paiku olla. Nii, aga mis ma tahtsin nagu rääkida, et mõned mõtted ja võib-olla alustaks siis sellest, et mis mulle endale tunduvad tähtsad teemad. No tegelikult ikkagi ütleme niimoodi, et kuigi nüüd see tuleb välja, et need välitööd olid kuskil eelmisel aastal, jah, et tundub, et pole aastatki mööda läinud, aga arvestades seda, missugune möll on siin toimunud selle koroonaga ja kriisiga, siis tundub, et juba tükk aega tagasi on see toimunud. Aga ma arvan, et nüüd seesama koroonakriis on mingis mõttes ikkagi, ega me ei tea täpselt teha, aga mingis mõttes ta ikkagi on veelahe ja me tegelikult ei tea ikkagi, mis see täpselt see uus normaalsus on ja kuidas siis ka see mõjutab. On neid, kes arvavad, et see jääb meid igavesti mõjutama ja tekitab mingisuguste ühiskonna arengutes mingi teatud olulisi muudatusi, paradigmaatilisi muudatusi. On ka neid, kes arvavad, et see läheb üle kiiresti ja aasta pärast me ei mäletagi seda, nii et tegelikult need arvamusi on erinevaid. Aga mis kindlasti tundub, et on muutunud, on nüüd seesama see nii-öelda kogu see kaugtöö, kaugsuhtlemine, sellega kaasnevad uued ärimudelid, et see tundub olevat, mis igal juhul on muutunud. Ja ma arvan ka, et siin on kindlasti ka Eesti regionaalarengus üks võimalik nii-öelda koht, kus siis otsida võimendust, otsida uusi võimalusi ja tõepoolest, eks ole, ütleme ka riigiametites me praegu vaatame näiteks, ei ole enam vahet, kus inimesed tööd teevad, ei pea olema ka riigimajas kuskil maakonnakeskuses, võib täpselt olla kuskil seal Mikitamäel või kuskil seal Kupli peal, eks ole. Ja võtme küsimus tegelikult on ikkagi siis sel juhul tehnoloogia. Nii et ma arvan, et ütleme, et lähiaja ikkagi üks võtmeteemasid nii Kagu-Eestis kui Eestis ka regionaalpoliitika on ikkagi see, et on hea internetiühendus. Ja see nüüd on tõesti see, mis võiks olla nagu riigi jaoks prioriteet ka, eks ole, seda toetada, aidata, võimendada. Et see on kindlasti nagu üks õppetund, mis tegelikult tähendab ka seda, et ikkagi inimestel tekib üha rohkem motivatsiooni ja võimalust töötada
mitte Tallinnas, Tallinna lähedal mingis suuremas linnas, vaid tõesti seal, kus ta parajasti on mõnus elada. Ja noh, ütleme, probleem pigem on siis juba mitte selles, et sul ei ole töökohad kättesaadavad, mis on globaalsed või ütleme vähemalt kaugtöökohad, vaid sul pigem on siis võib-olla mingisuguste baasteenuste küsimus, eks ole, mis siis tekib. Nii et jah, et see anonüümne ja ütleme niisugune rahvastunud linn ei tundu üldse tingimata enam nii põnev ja huvitav ja väljakutsev. Võib-olla see sama mõnusad kohad, kus on looduses, kus rahvast on vähem, kus inimesed tunnevad üksteist, et see tundub, võib ka selle kriisi tagajärjel muutuda tunduvalt atraktiivsemaks. Et see on minust nagu üks mõte, mis ma tahaksin siin kindlasti nagu rõhutada kui ühe võimalusena ja tegelikult siis ka riigi jaoks põhisõnumina, et see tehnoloogia, taristu selle jaoks, et IT-maailm toimiks, tehnoloogia toimiks. Nii, teine mõte, mis ma ka siis tooksin võib-olla välja, on siis natuke, lugesin ka nüüd hiljaaegu siin seda ühte niisugust inimarengu arun, et kes on näinud, eks ole. Ja natuke mind ikkagi häirib see nagu see eestlaslik niisugune enese piitsutamine ja võib-olla ka mitte eestlaslik, vaid ütleme niisugune laiem, et kuidagi nagu, kui me loome kuvandit, et meil on kõik halb või regioonides on kõik halb, siis sellele on nagu selles mõttes trend nagu võimenduda. Et see on niisugune see kuvandi teema ja enese nagu teema minu arust on ka hästi kriitiline, et kui me jah niimoodi kurdame, otsime negatiivset, mitte seda positiivset, siis me tegelikult sellel on ahelreaktsioon, mis kipub võimenduma. Ja see sõnum on minust nagu küll, et ikkagi nagu, et ikkagi need hästi palju meil on nagu ise tehtav. Et kuidas see vanasõna oli, et kes ise ennast ei aita, seda ei aita keegi. Ja see kehtib täpselt samamoodi regioonide kohta. Et ikkagi, meil on vaja ikkagi seda muuta kuvandit, hoida seda enese hinnangut, tuua välja seda positiivset, seda võimendada ja negatiivset, eks ole, siis vähendada. Ja siin on hästi tähtis see, et need kohalikud inimesed, ütleme, need nii-öelda milleks kriitiline mass, eks ole, erinevates valdkondades, niisugused säde inimesi, kes selle kuvandi loovad, kes seda ka niimoodi taastoodavad ja minust nagu sellele peab hästi tugevalt peaks seda mentaliteeti nagu ses mõttes laiendama ja tugevdama, et ikkagi nagu sealt saab kõik alguse ja siis on ka lootust, et riik ka saab sinna rohkem panustada, kus juba ise asjad arenevad ja see kuvand on positiivne. Nii ja kolmas teema, mis puudutab nüüd seda Kagu-Eestit tegevuskava ja muid teemasid, et ma olen nõus, et seal kõik asjad on tähtsad, eks ole, ja peame vaatama nagu laiem, erinevaid ka väikseid projekte, aga hästi kriitiline tähtis on see, et me ikkagi valiksime välja võib-olla mingisugused kõige olulisemad nii-öelda need projektid ja need suunad, mis nagu siis toovad ka teisi kaasa, eks ole, niimoodi, millel on siis nagu võimenduslik efekt ja nendest nagu, nendele kontsentreeruda eelkõige ja saada need käima ja siis mitte nagu, ütleme, tegeleda võib-olla, ma ei tea, 100 väikse projektiga, vaid ikkagi tekitada mingisugune hierarhia, et meil on, ütleme, 6-7 kõige tähtsamat projekti ja siis on mingisugused keskmised ja võib-olla väiksemad ka, aga seal 6-7-ga me peame kindlasti suutma mingisugust kvalitatiivset, eks ole, muudatust saavutada. Ja minister siin ka juba viitas juba sellele, eks ole, et näiteks see kaugtöö paradiisi nii-öelda idee, eks ole, mida ma jätkuvalt arvan ka, et on üks kõige ägedamaid mõtteid ja kuigi nüüd tundub, et nüüd seoses selle koroona ja kõige muude teemadega, et see võib-olla peab nagu rohkem integreeritud vaatama, et mitte ainult siis kaugtöö, vaid ka ütleme siis, et see kaugtöö tuleks siis nagu selle
kohaliku puhkusega või kuidagi selle eluga, kohaliku eluga nagu rohkem integreerida, et selles mõttes, et puhkustöö ja niimoodi käivad siis nagu vaheldumisi ja selle kaudu tegelikult saaks ka selles mõttes sellele ideele võib-olla uue aspekti ja võimaluse juurde tuua. Ja tegelikult, kui rääkida nendest, mul oli väga hea kuulda siin ka Kuldarilt, eks ole, et ka koostöö seal koha peal on hakanud paremini arenema ja tundub, et kohalikud omavalitsused on tugevamad. Ja ma arvan, et see ongi tegelikult ka üks võtmekoht, kus siis saab niimoodi vastastikku ennast nii-öelda siis täiendada, tekitada seda sünergiat, otsida seda sünergiat ja selles mõttes ka sellest aspektist ma arvan, et riigile on ka tähtsam et sealt tuleb ka välja võib-olla need kohad, kus siis riigil on mõistlik rohkem panustada, et see annab selle kõige suurema efekti ka sellest regionaalse arengu aspektist. Aga ma igal juhul loodan, et siis teil tuleb põnev arutelu, et need temad tulevad välja, et me ikkagi jõuaksime ka nende konkreetsete nii-öelda siis läbimurde suundadeni, teemadeni, konkreetsetele mingisuguste tegevusteni ja tähtaegadeni, mida me tahame ka siis rakendada. Ja minister siin ka lubas, et paistab, et raha tuleb juurde, nii et aga küsimus pole mitte ainult selles raha hulgas, vaid tihti ka selles, et kuhu see raha läheb ja mis ikkagi lõpuks ära tehtakse ja kas see on nagu ses mõttes see, mis tehtakse, omab potentsiaali ka tulevikuks luua nagu seda niisugust arengu võimalusi edasi, mitte nagu lihtsalt ära kuluda. Nii, aga ma siin kohal siis lõpetaksin, need olid minu 3-4 võib-olla mõtet, mida ma tahtsin välja öelda ja ma loodan, et teil tuleb sisukas seminar ja edu teile. Aitäh, Veiko Tali, selle sissevaate eest praegu. Kas kellelgi on tekkinud kiireid küsimusi, kommentaare Veiko Talile? Soovib keegi kiirelt midagi küsida? Karri, palun. Jep, et Veiko on seal olemas veel, jah, väga hea. Et Veiko sellisest jutust jäi nagu selline mulje, et Kagu-Eestis selline tore rekreatsioonikoht, et niiviisi läheks ja matkaks Juuksojas järves ja siis kaugtöö tuleb kohale ja kõik tore. Aga kuidas on nagu tööstusega ja ekspordi nii-öelda arendamisega, et tegelikult kui me räägime ressurssidest, mida seal leidub, meil üks suur tehas läks nagu untsu planeeringu näol. Aga on ka muud ressursid nagu vili ja muud bioasjad, turvas ja nii edasi. Et kuidas sellise tööstusarendusega oleks? Ja teine küsimus puudutab võimekust. Et see, mul on küll eriarvamus mõnede Eesti ekspertidega, aga minu arust see haldusreform läks natuke untsu, mis tähendab seda, et tegelikult väga paljud senised juhid istuvad edasi, kuigi nüüd ametnikud on palju paremaks läinud kohtadel, aga sellegi poolest. Et kuidas suurendada võimekust kohtadel, mis on väga ebaühtlane. Et 2 küsimust. Tööstusarendus, mis tagab sellise ekspordipotentsiaali kasvu ja teine siis nagu võimekuse kasutamine. Aitäh, Karri. Ma saan aru, et saad kuskil seal mere ääres või järve ääres seal parajasti, et see on ilus pilt paistab sealt. See on Fidži eelmisest aastast, selle aasta reisida ei saa, nii et ma nostalgitsen. No kuidas siis niimoodi, et võtta ikka midagi kodumaist, et see... Ma iseenesest väga arvan, et nii-öelda mitmekesine ja diversifitseeritud majandus, eks ole, ühiskond tervikuna on kindlasti nii-öelda jätkusuutlikum ja kestlikum. Aga ma ikkagi mõtleks nagu pikalt, et võib-olla see tööstuse teema, eks ole, et ikkagi mis ikkagi maailmas nagu tehnoloogiast tulevikus hakkab toimima, et tegelikult on ju niimoodi, et need riigid, mis iganes inimesed, piirkonnad, ettevõtted, kes nagu suudavad selle nagu trendi ette arvata, eks ole, seda kasutada, siis nendel on selles mõttes ilmselt kõige suuremad dividendid sellest trendist. Et kindlasti tuleb
arendada, hoida ja arendada seda tööstust, mis on nagu immanentselt selle piirkonna kas mingite ressurssidega või ütleme mingite võimalustega seotud. Aga loomulikult tuleb arvestada kõike seda, mis on ütleme ka need ökoloogilised, eks ole, keskkonnapiirangud ja inimeste ootused, mis ka tegelikult siis muutuvad, viitsid ühele projektile, eks ole. Seda jätkuvalt, ütleme, et selles mõttes on õige ka, eks, et ütleme neid erinevaid mudeleid, mismoodi nagu sekkuda või mitte sekkuda on mitmeid, eks ole, et jälle, et ütleme ka, kui me räägime nagu riigi rollist või võimendavast rollist, siis kui me leiame, et meil on mingisugune selgelt alakasutatud potentsiaal selles regioonis ja mingi sammuga, mingi investeeringuga, mis iganes riigi garantiiga, eks ole, me saaksime selle nagu realiseerida, siis tuleks seda teha. Aga mitte niimoodi kunstlikult, et me kuidagi niimoodi tooksime midagi sisse või ütleme, et me nüüd arvame, et järsku siin on vaja, ma ei tea, missugust, mis see on, et elektroonikatehast on vaja kuskile Võrru või ütleme, et kas see oleks kõige mõistlikum, pigem mitte, eks ole. Aga jah, mitmekesisus on ilmselt ikkagi pigem väärtus, aga samas tuleb ikkagi aru saada, et mis on need põhilised nišid, eks ole, ja ma kindlasti nagu ei alahindaks seda spekulatsiooni, mille sa alguses viitasid, eks ole, et sellel on nõudlust ja ma arvan, et on nõudlust ka praegu edaspidi. Mis puudutab seda teist küsimus, seda ebavõrdsust ja mis iganes hinnangud, siis kindlasti, siin on omaette küsimus ka see, et sa ise oled teadlane ja olnud ja ma oled ilmselt ka praegu, eks ole, et uurija, et ega keegi vist julge praegu öelda, et mis need täpsed, eks ole, tulemused sellel reformil on olnud ja kas ebavõrdsus ja võimekuse ebaühtlus suureneb või mitte, eks ole. Aga kindlasti on see probleem. Et kui see trend on olemas, siis tuleb sellega midagi nagu püüda ette võtta. Aga ma pigem arvan, et see ikkagi haldusreformi tervikmõju peaks olema lõppkokkuvõttes vähemalt keskpikas vaates positiivne. Aitäh. Aitäh. Teet Helm soovis ka küsida. Palun, Teet. Jah, aitäh sõna eest, et aktuaalne teema, millega ka Veiko Tali alustas, et meie hea ilma eest ja kõige eest tänu meie heale internetile ja Eesti edumeelsusele, aga sõbrad on tõsine asi ja ma ütlen, et me räägime palju, aga liigume teosammul, kui üldse ei liigu. Jutt käib sellest niinimetatud viimasest miilist. Ja täna on antud siis otsustusõigus või ütleme, kogu see asi on haide taga kinni, ma pean siis ilmas Teliat ja Elektrilevi ja kõik see muu lugu. Räägitakse, koha peal tullakse ka, nagu paitatakse mingis mõttes, teeme koosolekuid, aga asi ei liigu mitte kuskile. Ja minu selline veendunud ettepanek on, et mitte küll lausa, et igale mehele labidas kätte ja paneb endale kaabli maha, aga selle viimase miili ehitus tuleks lasta oluliselt rivitumaks. Ja kui kusagil kogukonnas, ja ma siin näen ka suurt võimalust ka omavalitsuste sellist oluliselt suurema rolli andmist, et otsustada ja lõpuks võiks tegudest või sõnadest ka mingitele tegudele ja et see saaks kuidagi nagu oluliselt rohkem hoogu sisse. Meie praegu käib surve, et olge mõnusad ja võtke aga wifi kaudu kõik, aga kui meil on selgroog maha pandud, et meil on korralik optiline kaabel, antud juhul mina räägin Räpinast, on siit kilomeetri kauguselt läheb mööda ja me ikkagi elame nagu me elame. Ka praegu mul tuleb sõnum kogu aeg ette, et teie interneti ühendus on küsitav, aga olgugi, et Teliaga leping on 50 alla ja 10 üles, need siin on, millest tegudelt natuke kaugemale jõuda ja mul on küll hea mõte või vähemalt selles mõttes hea mõte, et olge head otsustajad, jätke see asi või laske see asi oluliselt rivistumalt, et hakkaks koha peal asi liikuma. Aitäh. Aitäh selle kommentaari eest.
Kas Veiko soovib kommenteerida? Ma ei ole ühesõnaga ma olen väga nõus sellega ja ma rõhutasin ka, et kõik see internetiühendus ja selle kvaliteet on regionaalsest aspektist väga kriitiliselt oluline. Aga ma tahan ka seda öelda, et kui on probleemid, siis tuleb väga selgelt ikkagi nagu fikseerida, et mis need probleemid on, miks nad on ja lõpuks jõuda selles mõttes konkreetsete ettepanekuteni, et mida siis tuleks teha. Et siis on see konstruktiivne ja võimalik ka sellega nagu otsida neid lahendusi ja neid võimalusi ka ressursside osas. Aitäh! Kas Kaari, sul oli veel jätku küsimus või said oma vastusele ammendava? No ma muidugi hea meelega vaidleks natuke, aga ma olen täiesti nõus, et ressursside väärindamine on nagu esmane, et kui me viime vilja mingi 1 miljon tonni eelmine viidi välja ja on tekkinud toredad elevaatorid seal Lõuna-Eestis ka, Rõngus on näiteks suured tornid püsti ja vili tuleb kokku, läheb laeva. Et sellest võiks nagu midagi teha targemalt. Sama nagu puidumassiga, millest me ka poole viime välja, et see tselluloositehase äraminek või ärajäämine on ikka väga nukker uudis. Et tegelikult võiks olla paar väiksemad seal vähemalt, et tegelikult ei tasu seda sinna randa vedada nagu või sadamatesse. Aga teine teema on nüüd jah, selline tööjõuressursi kasutamine, et tegelikult mitmed tehased Lõuna-Eestis ikkagi näitavad, et ka selline metall või ka klaas, elvas, elektroonika, et nad ikkagi seda tööjõuressurssi rakendavad. Ja iseasi muidugi jah, et see nüüd tööstus ei ole paljudes kohtades järgmist taset saavutanud, et tal on praegu nüüd see innovatsioonifaas vahele jäänud. Me käisime just ühes Lõuna-Eesti tehases, kus päris 30-40 inimest töötab. Nad teevad juba peaaegu 20 aastat täpselt samu asju. Euroopasse roostlased vahendavad, võtavad nagu lõviosa, no nüüd ongi mingi tiir on ees, et enam ei saa jätkata, sest lihtsalt see tööjõu hind ongi enamus on juba Lätist ja Ukrainast. Et siin ongi nüüd selline riigi sekkumise teema ja mis kui seda võimekuse teemat tõstatasin, et maavalitsuste kadumisega nüüd on heterogeensus suurenenud tegelikult. Et kui varem ikkagi maavanemad võtsid kokku inimesi, nagu praegu ka tegelikult seal Tõnis või ka teised haldajad ikkagi üritavad midagi teha, aga neil on ainult paar inimest, mida nad siis teevad. Et ikkagi seda innovatsioonivõimekust suurendada, et praegu oleks just see etapp, kus ettevõtted peaks hüppama järgmine tasemele. Üks on tehnoloogia juurde võtmine, aga teine ka see, et oma tooted, oma uute turgude leidmine, et siin oleks vaja nagu kõvasti tuge ja selle mõttes ma kasutan ka seda auditooriumit siin ära, et tegelikult ametnikud, kes ju väga palju otsustavad neid asju, et see tuleks nüüd lähiaastatel, sest muidu lihtsalt need tehased lõpetavad oma tegevuse ja siis asi veelgi nagu nukra. Aitäh, Kaari, selle repliigi eest. Kas Veiko soovib veel kommenteerida? No ma ei tea, ütleme, et me tekiks siin Kaari ja meie vahel diskussioon, et võib-olla me kunagi kokku saada, aga tahtsid öelda, et see konvergentsi lõks, eks ole, see tehnoloogiline hüppe, eks ole, kus me oleme praegu, et palgad on juba kõrged ja odav hange ei toimi, et see ei ole üldse ainult mitte, eks ole, nüüd Kagu-Eesti või meie regionaalprobleem, see on tervikuna Eesti probleem, eks ole. Et see on tervikuna Eesti probleem ja ma arvan, et üks suuremaid ja võtmeprobleeme üldse, et mismoodi me saavutaksime selle, et meil tootlikkus tõuseks, et tagada palkade kasv, mis toimub nagunii peaaegu. Et see on tegelikult võtmekoht kogu riigi jaoks ja mitte ainult tingimata regionaalaspektist. Aitäh, Veiko! Suur tänu sulle selle sissevaate eest praegu ja me liigume edasi oma seminariga ja jõuame Kagu-Eesti tegevuskava 2030 uuendamise protsessi juurde, millest räägivad meile Kaire Luht ja Maarja Mänd Rahandusministeeriumist. Tere päevast! Tere! Ma proovin teiega oma ekraani jagada ja loodan, et õnnestub. On näha. Ja ma vaatan, kas ma saan ta suuremaks ka. Sain vist paremaks. Nii. Ma algusesse tagasi. Et me Maarjaga kahekesi räägime, et eks ma teen otse lahti ja Maarja täiendab seal, kus vaja on. Et viimasel ajal on Maarja meie poolt seda tegevuskava uuendamist eest vedanud.
eelkõige siis jah, teemaks Kagu-Eesti tegevuskava uuendamine, et võib-olla enne, kui ma siit üldse edasi lähen, et ma siis räägiks äkki paar mõistet ka lahti, et see tekitab ulatuslikku segadust, mulle tundub, et mis asi on Kagu-Eesti programm ja mis asi on Kagu-Eesti tegevuskava. Et Kagu-Eesti tegevuskava on selline valitsuse toetav dokument, kus on siis erinevad keskvalitsuse tegevused kokku lepitud valdkondades, mida siis tehakse Kagu-Eesti arendamiseks. Et see on nagu selline strateegiline või poolstrateegiline dokument, mis sisaldab erinevaid tegevusi erinevatest allikatest. Kagu-Eesti programm on Rahandusministeeriumi eelarvest jooksev rahaline toetus Kagu-Eesti piirkonnale. See käivitus eelmisel aastal, sealt toetatakse siis sedasama ettevõtete kaasaminekut selle uute tehnoloogiliste arengutega, toetatakse piirkonda erasektorile vajalike spetsialistide olemasolu tagamiseks, eluasemetega seotud tegevusi, mida omavalitsused korraldavad ja paljuski rahastavad ja lisaks siis seda Kagu-Eesti mainekava tegevusi. Et meie räägime sellest tegevuskavast, mis on siis selline strateegiline dokument. Kagu-Eesti programmist kui sellisest meil otseselt juttu ei ole. Aga kui nüüd taustast hakata pihta, et siis see Kagu-Eesti tegevuskava, et see praegu on samamoodi olemasolev dokument, 2015 kuni 2020 on see periood, mille peale see praegune dokument on koostatud ja 2020 on praegu poole peal, ehk siis see tegevuskava hakkab lõpule jõudma. Mis tegelikult ei tähenda, et algselt 5 aastat tagasi seatud eesmärgid oleksid saavutatud ja asi oleks nendega ühel pool. Et tegelikult, kui oleme seda iga-aastaselt oleme seda seiret teinud nii nende näitajate osas kui ka vaadanud seda kokkulepitud tegevuste edenemist, et siis tegelikult peab ikkagi tõdema, et teatud näitajates on piirkonna areng jätkuvalt teistest Eesti piirkondadest tagapool, aga võib-olla ka mitte kõigi nende näitajate osas, mida lepiti 5 aastat tagasi kokku, et mida seiratakse piirkonna arengu kontekstis. Siis märtsi alguses sellel aastal käisime selle teemaga valitsuskabinetis, seesama Kagu-Eesti tegevuskava senised tulemused ja see seire tulemused ja meie tähelepanekud tegevuskava kohta olid seal memorandumi kujul arutusel ja seal siis lepiti ka kokku see, et seda Kagu-Eesti tegevuskava mitte 2020 aastaga ei lõpetata ja ei unustata ära, vaid et me pikendame seda tegevuskava aastani 2030. Teeme seda natukene teisel kujul. Ehk siis, et see on valitsuse poolt põhimõtteline suunis, et seda tegevuskava tuleks jätkata ja et see valmis või uuendatud kujul tegevuskava siis tuleks viia valitsuskabinetti selle aasta lõpuks. Ja see ongi see, millega me praegu siin tegeleme, millest me räägime. Et ma võib-olla natuke räägiksin lahti ka seda poolt, et kuidas see tegevuskava uuendamine meil toimima hakkab või millele me seal seekord tahaks tähelepanu juhtida, et kui pärast on need temaatilised arutelud ja ma tean, et sealt tahetakse ka koguda natuke sisendit selle tegevuskava uuendamise protsessi, et see võib-olla annab teile ka parema ettekujutuse, et millele siis tähelepanu pöörata või mis tüüpi asju seal võiks tõstatada. Et selle praegusel tegevuskaval tal olid seal seatud oma eesmärgid, põhivaldkonnad ja nende all jooksid eraldi tegevussuunad. Et need kindlasti me vaatame üle, kas nad kõik on asjakohased ja vajalikud, et need ei jää vaikimisi paika. Ja see on ka natuke jookseb kokku sellega, mida Veiko Tali ütles, et selle asemel, et valida 100 prioriteeti, mis kõik on võrdselt tähtsad, et siis tegelikult tuleks valida välja vähem, aga tähtsamaid asju. Et see on ka see, mida me nagu vaatame, et me proovime siis need eesmärgid ja põhisuunad, mis sel korral on olnud, me vaatame nad kriitiliselt üle, et kas nende puhul on jätkuvalt näha mingi selge eristumine ülejäänud Eestist, et kas saab nagu, et kas need on need teemad, mis on nagu nii-öelda, kuna see on riigidokument, et kas need on need teemad, kus riik just Kagu-Eestis peaks eritähelepanu pühendama nendele teemadele. Võib-olla on mingeid asju, mis 5 aastat tagasi ei olnud laual, aga nüüd on kerkinud vahepealsel perioodil üles, millele peaks hoopis selle fookuse seadma. Ehk siis, et me teeme ise ka seda taustaanalüüsi ja me võtame selle nii-öelda teemade valiku puhul või eesmärkide seadmise puhul, et me vaatame siis just selle fookusega, et milles osas see Kagu-Eesti täpsemalt nagu muust Eestist eristub. Et loomulikult, kui piirkonnas koha peal
seatakse arenguplaane, tehakse kas maakonna arengustrateegiat või omavalitsuse arengukava, et siis seal vaadatakse kõiki valdkondi tervikuna. Aga kuna see on riigi tegevuskava, et siis riigi puhul siis ei ole põhjus seda, et me räägime nii-öelda kõikidest Kagu-Eesti valdkondadest, igast teemast, vaid tõesti, et me valime siis välja need fookused, mille puhul on vaja, et riigi puhul teha Kagu-Eesti suunas midagi teistmoodi või midagi täiendavalt, kui tehakse mujal. Kuna tegevuskava periood on pikem, on 10 aastat, et siis me teeme talle ka jooksvalt lühemaajalisi rakendusplaane. Et sel korral oli niimoodi, et oli tegevuskaval oli üks rakendusplaan ka 5 aasta peale ja seda siis nii-öelda iga-aastase seire käigus natukene täiendati. Aga 10-aastast seda rakendusplaani me kindlasti ei tee, et tulevad tõenäoliselt 3 või 4 aastased rakendusplaanid, mida konkreetselt järgneva 3-4 aasta jooksul on kavas teha. Ja veel, mida me ise nii-öelda kogemusena sellest korrast tahaks rakendada, on see, et me selle rakendusplaani tahaks teha ka konkreetsemaks. Ehk siis seal peaks olema ikkagi ainult sellised tegevused, mis on otseselt Kagu-Eesti arendamisele suunatud. Et selle korra selle nii-öelda tegevuskava ja rakenduskava üks oluline kitsaskoht ongi see, et seal ei ole tegelikult selget fookust olnud, et seal on tahetud katta väga palju erinevaid teemasid, erinevaid valdkondi ja siis lõpuks ei ole sinna alla leidunud väga konkreetseid tegevusi. Ehk siis, et seal rakendusplaanis praegu on hästi palju selliseid tegevusi, mida erinevad ministeeriumid teevad üle-eestiliselt. Aga nad on lihtsalt selleks, et nii-öelda lihtsalt nagu väga otse öelda, et selleks, et nii-öelda lahter tühjaks ei jääks, et siis siin on kirjutatud erinevaid asju, mida üle riigi tehakse. Sealt leiab praktiliselt kõik üleriigiliselt rakendatavad meetmed, mis vähegi nende teemadega haagivad, mis seal rakenduskavas on. Seal on starditoetus, seal on meie enda pateemeede, PKT meede, seal on erinevad toetused, mida riik üle-eestiliselt rakendab, et siis on Kagu-Eesti tegevuskavas ka ära toodud, et see on siis see, mida nüüd riik Kagu-Eesti heaks teeb. Kuigi tegelikult, et need on sellised tegevused, et kui me teeksime Kesk-Eesti tegevuskava, siis need samad asjad läheksid samal kujul sinna ka kirja. Et me tegelikult sel korral nagu selliseid tegevusi ei tahaks tegevuskavasse panna ega rakendusplaani, mida rakendatakse üle Eesti ühtemoodi, et me ikkagi tahaksime jah, et see fookus oleks nende tegevustel, mida tehakse Kagu-Eesti arendamiseks, et ma sellest natukene räägin hiljem täpsemalt ka. Aga veel, et kui sellest rakendusplaanist lisada, et siis see, mida me valitsuskabinetile välja pakkusime ja millele me sealt heakskiidu saime, oli see, et seal rakendusplaanis on eelkõige keskvalitsuse enda tegevused. Ehk siis, et me ei kajasta seal reeglina neid asju, mida veavad eest kohalikud partnerid. Et nende jaoks on praeguseks vahepealsel perioodil on tekkinud maakonna arengustrateegiad, et kui on mingisugune Võru maakonda puudutav algatus või Põlva maakonda puudutav algatus, et siis nende jaoks on koht maakonna arengustrateegiates, et neid ei ole vaja valitsuse tegevuskavas sellisel kujul kajastada. Ehk et eelkõige peaks olema seal rõhk keskvalitsuse tegevustel. Mis me ise pakkusime, et erandiks võiks olla tõesti võib-olla sellised tegevused, et nagu siin ka Kuldar-Leis mainis, et tehakse järjest rohkem 3 maakonna koostööd. Et kui on tõesti mingid sellised tegevussuunad, milles on 3 maakonna üleselt kokku lepitud, et siis praegusel hetkel nagu selliste tegevuste jaoks sellist eraldi piirkonnapoolset arengudokumenti ei ole, et siis võib-olla tõesti, et põhjust, kui see piirkonnale ka sobib ja kui teie näete, et selles on mingi lisandväärtus, et siis sellised 3 maakonna ülesed kokkulepped, et mis tegevusi piirkonna algatusel kohapeal tehakse või prioriteediks on seatud. Et on ta siis seesama Kari välja toodud tööstuse viimine uuele arengutasemele või on see siis see kaugtöö edendamine, et need võib samamoodi sinna rakendusplaani, võib sinna rakendusplaani lisada. Aga seda me räägime kindlasti piirkonnaga ka läbi, et kas sellel nähakse lisandväärtust või mitte. Ja mida me siis vahepealsete arutelude tulemusena, siin oli Sotsiaalministeeriumiga, meil oli üks kohtumine, et ka kaalume, et kas sinna rakendusplaani võiks lisada ka sellised tegevused, mis eeldavad riigi või kohaliku tasandi kokkuleppeid. Ehk siis, et on mingi selline eesmärk, mille saavutamiseks on vaja, et riik ja omavalitsused teevad omavahel Kagu-Eestis koostööd. Et siis see on ka võib-olla see, mille puhul tasuks tuua need omavalitsused ja tegevused ka sisse. Et kui selleks, et näiteks, et riik saaks mingi oma tegevusi teha, on vaja, et omavalitsused omalt poolt midagi vastu tuleksid või ära teeksid või vastupidi, et siis seda tüüpi tegevused võiksid ka rakendusplaani sattuda. Et võib-olla veel korra räägin sellest keskvalitsuste tegevustest ka täpsemalt, et kui ma ütlesin, et me tahaks näha seal selliseid tegevusi, mis on Kagu-Eestil. Mul on koroona või midagi, võin seda hääle ära.
ehk siis, et me tahaks näha seal Kagu-Eesti spetsiifilisi tegevusi ja seda me tegelikult oleme ka aastast aastasse tähelepanu juhtinud ministeeriumitele, et see tegelikult on neile tegelikult tuttav teema, aga lihtsalt kuna see praegune tegevuskava formaat oli selline, nagu ta oli, et siis praegu, kui me seda tegevuskava uuendame, on hea hetk siis see muudatus teha. Ehk siis mida me seal silmas peame, et kui me räägime näiteks erinevatest riigipoolsetest toetustest, siis rakendusplaanis on mõistlik kajastada selliseid tegevusi või põhimõtted, mis siis Kagu-Eestit kuidagi teistmoodi käsitlevad. Näiteks kui mingi meetme puhul tingimused kujundatakse teadlikult selliseks, et neist jõuaks suurem osa Kagu-Eestisse, et siis see on see asi, mida võiks rakendusplaanis välja tuua. Või et kas on näiteks et mis erikohtlemine on, et see sõltub ka sellest, et mis on see kitsaskoht või probleem. Et võib-olla on näiteks see, et mingis valdkonnas ei ole aastaid või viimastes voorudes tulnud hea tasemega taotlusi Kagu-Eestist, et siis oleks vaja, et siis ilmselt see tegevus, mida kavandada, oleks see, et ministeerium kavandab, et enne järgmist taotlusvooru ta pakub siis näiteks taotlejatele täiendavat nõustamist või pakub neile mingit eksperttuge selleks, et nad saaksid oma projekti ideesid välja arendada parema kvaliteediga. Et võib-olla mõnes sellises meetmes, kus on väga suur üleriigiline konkurss, aga on teada, et see probleem on terav ka Kagu-Eestis või on seal isegi teravam kui mujal, et siis seal on näiteks, võiks olla sobiv lahendus see, et mingi osa toetuse eelarves planeeritakse sellele piirkonnale. Et üheks selliseks toetuste näiteks, kus on olnud väga suur konkurss, on näiteks olnud korterelamute rekonstrueerimine. Et seal on taotlusvoorud on minutitega täitunud ja see on lihtsalt teada, et just Harjumaalt näiteks on olnud ja Tallinnast väga palju selliseid ühistuid, kellel ongi need paberid valmis ja nad ongi valmis 2 minutiga selle taotluse sisse andma, samas kui on teada, et see rekonstrueerimise vajadus on näiteks mujal piirkondades ka olemas. Et see on nagu näiteks, kui selles on probleem, on ju, et on väga suur nõudlus toetuse järel, aga maht on piiratud, et siis see võib olla näiteks seda tüüpi eelistus või sekkumine, mis seal aitab. Aga sõltuvalt jällegi sellest, et mis see kitsaskoht täpselt on, et need erisused võivad olla ka toetuse tingimustes, see võib olla seotud hindamisega, see võib olla midagi hoopis muud. Et ütleme, kui on mingid selliseid erisusi kavas, siis need võiksid rakendusplaanis leida oma koha, et kui on selline meede, mida rakendatakse üle Eesti igal pool ühtemoodi, et siis need ei peaks Kagu-Eesti rakendusplaani üle tulema. Aga me ei räägi ka ainult toetusmeetmetest, et see rakendusplaan võib sisaldada ka näiteks mingid Kagu-Eesti spetsiifilisi uuringuid, mida keskvalitsus kavandab, mis on seotud siis mingi valdkonna probleemide lahti arutamisega. Seal võib olla jutt ka mingitest üksikinvesteeringutest, mis on kuidagi Kagu-Eesti spetsiifilised, kui me räägime suurematest investeeringutest. Et loomulikult jällegi, et kui üle Eesti tehakse korda 40 teelõiku, et siis ei tasu nüüd 10, mis tehakse Kagu-Eestis, ei pea üles loetlema, et see ei ole nagu see mingi erifookus. Või ka samamoodi, et kui on mingi täitsa uus algatus või mingi piloot, mida siis piloteeritakse Kagu-Eestis, näiteks mingit uut teenuslahendust või mingit uut meedet, et siis sellised asjad võiksid ka jõuda sinna rakendusplaani. Ja siis see viimase punktina, millega me jõuame ka tänase seminari juurde, et siis Kagu-Eesti välitööde raames ka tegelikult esitati väga palju erinevaid selliseid arendusettepanekuid. Osad neist on käiku läinud, ma saan aru, et mitte päris kõik, et samamoodi kui just keskvalitsuse poolt nähakse vajadust ja võimalust mingeid neid välitöödel esile tulnud ideid kas siis rakendama hakata või omapoolselt enda elluviimist toetada, et siis seda tüüpi tegevused võiksid ka sinna rakendusplaani sattuda. Et see on lihtsalt teistele taustaks, et ministeeriumid tegelikult nendes valitsuse materjalides ja meie omavahelises suhtluses on selle infoga kursis, aga need mitte ministeeriumite osapooled ei pruugi olla. Et kuidas me siis seda kõike kavandame, et me omalt poolt oleme hakanud seda taustaanalüüsi koostama, oleme suhelnud ministeeriumitega, küsinud ka nende esmast tagasisidet nagu senistele eesmärkidele ja nende põhitegevussuundadele, et millised nad arvavad, et on järgmise 10 aasta jooksul Kagu-Eesti jaoks jätkuvalt prioriteediks. Et siis me tahaks edasi liikuda niimoodi, et selle eesmärkide ja tegevussuundade määratlemisega me tahaks suve jooksul edasi liikuda. Et vaatame, et siin päris täpselt ei ole teada, et milliseks see suvi kujuneb, et mõned arvavad, et kõik lähevad puhkama kohe, kui vähegi võimalik, et enam ei kannata kodukontoris olla. Teised jälle arvavad, et kuna on nagunii sihuke kodule olnud, et võib-olla suvel puhatakse vähem, et vaatame, et kui sisukalt me õnnestub suve jooksul selle teemaga edasi liikuda, aga ütleme, me hakkame pihta sellest, et me lepime siis kokku need eesmärgid ja tegevussuunad, et nagu ma ka algul rääkisin, et neid võiks olla vähem ja need fookused võiks olla selgemad ja et kui mingi tegevussuund valitakse, et siis seal taga peaks olema ka päris sisukas
plaan, et kes siis mida tegema hakkab, on ju. Et see peaks olema niimoodi, et paneme tegevussuuna paika ja küll siis lõpuks ka mingid tegevused tekivad, et ikkagi need tegevussuunad, et nad peaks olema ühtepidi vajalikud, ehk siis seal peaks olema kas mingi selge kitsaskoht taga või peaks olema selline tugev nagu nii-öelda arenguvõimalus ja seal peaks olema ka need eestvedajad ka riigi poole pealt, et kes selle teema nii-öelda lauale tõstavad või kes seda tähtsaks peavad. Et kui see üldine raamistik, et mis eesmärkidest, mis tegevussuundadest, mis need prioriteedid on, et kui see hakkab paika saama, ta ei pea olema lõplikult paigas, aga ütleme, kui ta hakkab paika saama, et siis saab hakata edasi rääkima sellest, et mis tegevused sinna rakendusplaani täpselt tulevad, et kes mida tegema hakkab. Et see jääb kindlasti sügisesse perioodi. Oletame, et see on september, oktoober, võib-olla ta on oktoober, november. Ja paralleelselt me siis selle dokumendi enda kirjapanekuga tegeleme siin juba terve selle teise poolaasta. Et vaikselt neid osi, mis saab nii-öelda kokku leppida, et see kõigepealt see lühike taustaanalüüs näiteks, et selle saab panna varem kirja, siis järjest see eesmärkide ja tegevussuundade osa näitajate, sihttasemete kokkuleppimine, sellised asjad on ju, et eks me järjest seda dokumenti täiendame, aga erinevad need kohtumised ja arutelud siis hakkavad niimoodi ülevalt alla, et suured otsused kõigepealt paika ja siis kõige viimasena tuleb see konkreetsete tegevuste kokkuleppimine, et kes siis mida täpsemalt tegema hakkab. Ja jällegi, kuna suur osa on nagu selle keskvalitsuse tegevustel, et siis loomulikult see meie ootus on, et see protsess käib niimoodi ühte jalga ka ministeeriumite enda muude planeerimistegevustega, et kui on mingi arengukava koostamine parasjagu pooleli, et siis need peaks omavahel kokku kõlama, programmide, eelarve aluseks olevate programmide uuendamine. See on ka niisugune jooksev protsess, et see peaks olema siis ka kooskõlas nende tegevustega, mis siin Kagu-Eesti tegevuskava uuendamise protsessis plaanis on. Ja plaan on siis niimoodi, et aasta lõpuks me tahaks jõuda valitsuskabinetti, nii siis selle tegevuskava tekstiga kui ka selle rakendusplaaniga, mis sisaldab erinevate riigiasutuse tegevusi, teatud tegevusi, mida tehakse piirkonna initsiatiivil, 3 maakonna koostöös ja võib-olla siis ka sellised tegevused, mis eeldavad või tegevussuunad, mis eeldavad riigi ja omavalitsuste ühist panust ja koostööd selleks, et tulemusteni jõuda. Nii, aga ma annaksin Maarjale ka sõna, et ta räägib meie nii-öelda, et meil kogu protsessi plaan detailideni pole paigas, aga algusots on paigas, et ma lasen siis selle osa Maarjal teile rääkida, et mis meie järgmised plaanid on. Jah, tere ka minu poolt ja mõned sõnad siis avaseminarist, mida me Kagu-Eesti tegevuskava uuendamise osas oleme planeerinud. Me olime optimistid ja arvasime, et ehk ikkagi jõuaksime suve alguses sellise esimese avaseminari ära teha, et me olemegi mõtelnud, et esimene avaseminari aeg, et mida me planeerimine, oleks siis 2. juuli ja me tahaksime seda teha Zoomis, et kahjuks me tõepoolest olukord võimalda seda teha kuskil koha peal või kokkutulekuga, aga et kasutame siis ära infotehnoloogilisi võimalusi ja teeksime selle Zoomis. Et natukene on nagu mõtlemiskoht, et kas me ikkagi saame kriitilise arvu otsustajad kokku 2. juuliks, aga me saame seda veel pisut sondeerida. Aga keda me siis ootame sinna osalema, et ootaksime osalema ministeeriumite esindajad, piirkondade esindajad ja teisi huvilisi. Ja siis avaseminari fookuses oleksidki siis piirkonna arengu väljakutsete ja arenguvõimaluste arutelu, ehk siis nagu Kaire ka välja tõi, et esmalt siis, et milliste arengu väljakutsete poolest kogu Eesti muudest piirkondadest erineb ja teiseks siis ka, et millised on kogu piirkonda ühendavad arenguvõimalused. Et meie esmane ülesanne ongi sellise taustaanalüüsi koostamine, et me nii-öelda soovime väljuda nendest praegustest rööbastest, et sellepärast peaksimegi korraks vaatama tervikpilti ja siis selle osa taustaanalüüsist me loodame juba valmis saada enne 2. juulit, aga siis lõppkokkuvõttes peaks siis see taustaanalüüs vaatlema järgmist, et esmalt siis statistilist võrdlust teiste piirkondadega, siis Kagu-Eesti arenguvajadused riigi arengudokumentides, siis piirkonna arenguvõimaluste ühisosa Kagu-Eesti maakonna arengustrateegiates, siis vaatame kindlasti ka tegevuskava seniste eesmärkide saavutamist, et kuhu oleme jõudnud, mis on veel
mis on meil päevakorral ja siis samamoodi meil on saabunud ministeeriumitelt tagasisidet, oleme küsinud ministeeriumitelt tagasisidet praeguste põhisuundade kohta, et seda me saame ka üsna põgusalt siis vaadata. Et avaseminari kohta me saadame õige pea välja ka kutsed ja täpsema informatsiooni, et siis on need fookused ka näha. Et kui siis selline esmane suurem taustanalüüs on tehtud, et siis me tahaksimegi jõuda edasi juba eesmärkide ja tegevussuundadeni. Et sellised on meil esialgsed plaanid ja siis selle 2. juuli osas me kindlasti saadame varsti välja ka informatsiooni. Ja kes on siis huvilised, siis saavad osaleda. Aitäh! Ega meil saidki slaidid otsa sellega ka. Et ma võtan selle ekraani jagamise praegu maha. Et kui nüüd on küsimusi, siis on võimalik küsida. Ja saate küsida Kaire ja Maarja käest täpsemalt siis selle tegevuskava protsessi kohta. Ma tea, ma üritan jälle, et kõigepealt tahaks Rahaminni noori kiita, et nad on väga, me tegime vahepeal ühte vahehindamist ja seal meil oli vaidlemist ka üksjagu, aga tegelikult ma ei tea, kas nüüd selle tulemusena või on teil juba see varasem plaanis, teades need uuringud, mida nagu kavandatud on väga asjakohased. Et praegu kuulub see, et tuleb ka see tööstusalade selline Kagu-Eesti uuring või mingi tegevuste kavandamine. Väga hea. Aga mul on selline küsimus ja vaatan, et Sven on seal ka nagu juga juhtimas, et kas nüüd Tartu on ka kuidagi kaasatud sellesse Kagu-Eesti arendusse? Sest kui me räägime tööstusarendusest ja innovatsioonist, siis teatud asju ilmselt ei ole mõtet Kagu-Eestisse dubleerida või tekitada, aga rakendada siis Tartu võimekust, mis on kohati võib-olla mitte kõige rohkem rakenduses. Ja teine asi see, et on ilmselt ka teatud juba ärilised suhted välja kujunenud, kus siis selline arendus, turundustegevused on Tartus olemas, et tuleks sinna kogusse rohkem sisse süstida. Et kuidas seda Tartu kaasamist sellesse Kagu-Eesti programmi tegelikult on Jõgeva ja Viljandi ka mingil määral on tead selle Tartu väga tagamal. Et kas selles suunas on miskit mõeldud? Aga ma ei tea, Sven on seal juba tegevuses, ma ei tea, kas Tartus on juba käppide sees? Me oleme otsapidi läbi Lõuna-Eesti koostöö sees siis ja meil koostöölepingus on samad teemad tegelikult see tööstusalade arendamine ja need on sees. Nüüd ongi võti see, kuidas riik näeb seda, kas meie saame sinna juurde liituda teatud projektide raames Jõgevamaa ja Tartumaa ja Tartu linn siis, et saadagi seda Tartu Ülikooli ja Maaülikooli know-how'd sinna juurde. Et siis küsimus Kairele, võib-olla, kuidas te näete, kas meie saaksime sinna mingil moel juurde? Ja mõtlemise koht, et jällegi, et ega ütleme, konkreetseid projekte ju ei otsustata selle dokumendiga, on ju, et see on võib-olla natuke teine fookus, aga jah, et kui ka mõelda muid regionaalvaldkonna teemasid, et sellised mitut maakonda ja suuremat piirkonda hõlmavad koostööprojektid, et eks me ka vaadates ka uue eelarveperioodi peale, eks me neid võimalusi otsime, et kuidas selliseid suuremamahulisi koostööprojekte ka toetada ja eelistada. Aga ma arvan, et see võib-olla isegi väljub selle Kagu-Eesti tegevuskava raamidest. Mingil hetkel oli jutt ka IT-dest, et IT tagasi tulla, et mingi hetk need kunagi kavandati aastat 10 tagasi, siis nad jäeti unustati ära, aga kas on nüüd jälle sel teemal mingid teemad, et äkki võiks ikkagi suuremalt just sellist välisinvesteeringute kavandamist, tööstusarendust kavandada regiooni lõikes, et Tartu ja kogu Lõuna-Eesti oleks päris hea selline ühine 300 000 kolakas, mida siis manageerida. Ega ütleme, see ei ole ka praegu, jällegi, et need vahendid, mis praegu on olemas, et ega see ei ole ka praegu näiteks selle maakonna arengustrateegiate toetamise meetme võtmes ei ole samamoodi kuidagi takistatud, et 5 maakonda otsustavad, et nad teevad 5 peale ühe projekti ja igaüks paneb oma maakonna rahadest mingi osa selle projekti alla, lepivad kokku, kes seda veab. Et see on selles mõttes on ka praegu võimalik, et pigem me mõtleme selles suunas, et kuidas selliseid asju soodustada või siis piirkondi ise ka natuke nügida selles suunas. Aga eks meil selles mõttes töö veel käib. Aga mõtleme selle peale ka uue perioodi võtmes, et selliseid asju pigem soosida.
aga ütleme sellist väga, ma ei tea, millele sa viitasid, Karri, et mis sa täpselt mõtlesid selle IT-de all, et no need kunagi mitmetes Euroopa riikides on rakendatud. No see on, isegi ma mäletan, mis on täpne, kus see lühend tuleb, integrated. Territorial investments, praegu natuke teises tähenduses, et ütleme sellist mujal suuremates riikides on need nii-öelda piirkondlikud rakenduskavad näiteks, kus kavandataksegi osa vahendeid nagu piirkonna tasandil, et seal lihtsalt need piirkonnad on suuremad kui Eesti tervikuna. Et päris sellist lahendust meil ei ole, et on nagu ainult piirkondlikud tegevused mingis võtmes. Siin on nagu kaks asja, et üks on siis selline võimekuse, ütleme, tööjaotus. Et Tartus on teatud võimekused, maakondades on teised võimekused, näiteks Võrus on olemas puidutehnoloogia väga heal tasemel olemas juba. Ja seda ei pea kuskil mujal dubleerima. Ja teine siis on ka selliste turundus ja ka arendusprojektide et suudetaks neid läbi vedada. Et Ida-Viru see Kuusviku näide on ilmselt kõigi silmes, eks ole, kus ta on suudnud siis mitu tööstusparki kokku võtta ja nad ühiselt suudetud siis ennast päris kenasti ikkagi käima tõmmata. Et sama puudutab näiteks ka lõunaksi tööstusalasid, et seal oleks sama teema, et Tartus teatud asjad juba keevad üle, samal ajal lõunasse nad ei jõua, et siin oleks just nendes kategooriates, et kui teatud asjad saaks Võrusse valka jagada ja samal ajal Tartu teeb oma asju, eks ole, siis oleks asi efektiivsem. Aitäh, Karri! Ja Kairele ja Maarjale ka suur tänu praegu selle kiire ülevaate eest ja me liigume edasi nüüd juba siis Kagu-Eesti välitööde tegevuste seire aruandeni, millest annab ülevaate Eveli. Tere! Minul oli siis õnn olla eelmisel aastal ametnike välitööde projektijuht ja see oli tõesti erakordne kogemus. Sellel aastal ma olen küll natukene eemal olnud seoses sellega, et ma olen üritanud lahendada seda Kagu-Eesti elanikkonna vähenemise probleemi, aga head kolleegid aitasid mind ikkagi järje peale, et ma teen siis lühikese turbokiirusel ülevaate nendest tegevustest, mis meil siis välitööde puhul kirja said ja mis siis ellu jäid. Ma proovin ka teiega jagada oma ekraani. Nii. Ma teiega jagan, seda pilti jagangi. Näete? Et viia teid ajast tagasi, siis eelmisel aastal oli meil välitöödel päris mitu sellist uhket eesmärki. Aga et mitte liiga detailseks minna, siis need eesmärgid olid suunatud ühelt poolt suhete loomisele ja teiselt poolt lahenduste leidmisele. Võib-olla need lahendused olid kõige kaalukamad, et me ikkagi ametnikke siia tuues lootsime, et tulevad mingisugusedki tulemused, mingisugunegi edasiminek asjades, mis on seisma jäänud. Ja kui koha peal inimesed välitöid ette valmistades küsisid, et kas sa ise ka usud, et mingisugusedki lahendused tulevad, siis ma pidin küll ütlema neile, et kui rahalaevasid ei saabu ja tegevusi ei tule, siis vähemalt me saame endale 100 sõpra. Ja tänane pilt näitab, et enam-vähem 100 sõpra me saime ka, et see koostöö, mis on välitööde järel olnud omavalitsuste vahel ja riigiasutuste poolt, et see on olnud suurepärane ja aitäh kõigile, sest ma ei oskaks küll kellelegi ette heita, et kõik need tegevused, mida ma nüüd näitama hakkan, et kõik ei ole realiseerunud, aga ei saa küll öelda, et keegi oleks pahatahtlikult kuskil pidurdanud, et kõik on töötanud oma parimate võimete ja oskuste ja võimaluste raamides. Aga meeldetuletuseks peale välitöid juba septembris me saime kokku 2 koosolekul, üks oli Tallinnas, teine Otepääl, kus me siis riigiasutuste esindajatega ja kohalike omavalitsuste juhtidega rääkisime läbi, et mis on siis need asjad, mis meil välitöödelt jäid lauale, millega me peaksime edasi minema. Ja tingimused olid siis see, et nendel peaks olema selline võimekus, et me saame nendega kohe hakata astuma, et ei ole mingisugunegi, et kunagi tulevikus peaks hakkama mõtlema sellele või tollele või siis peaks või et meil on selline suur eesmärk. Et eesmärk oli see, et need oleksid sellised kohe edasi liigutavad asjad, et nad oleksid ikkagi sellised, ütleme, et mitte liiga pikaajalised projektid, et mingid 10-aastaseid projekte me ei võtnud, et pigem sellised maksimum 2-3 aastat, et mis võiks olla realiseeritav. Ja veel oli tingimus, et igal juhul peab olema meil eestvedaja, kes siis
kes siis hakkab selle asjaga nagu ka kohe toimetama, et kes võtab nii-öelda pooled kokku ja hakkab neid lahendusi otsima. Ma veel möönan seda, et paljud asjad, mis me panime kirja, meil ei olnud tegelikult selliseid valmis lahendusskeeme ees. Et võtame näiteks kruusateed, et kruusateed tolmuvabaks, et meil ei olnud raha, ei olnud ka skeemi, aga vähemasti me siis nii-öelda markeerisime selle, et me nüüd hakkame seda läbi rääkima ja see läbirääkimised, ühesõnaga, te näete, et mis on toimunud ja mis ei ole. Et see pilt, mida te praegu näete siin taustaks, mäletate, eelmisel aastal oli mingi analoogne pilt, aga nüüd me oleme justkui õunade noppimise faasi jõudnud. Et need 30 tegevust, mis meil tegevuskavasse kirja sai, ma tegelikult võtsin seal mõned kokku ja nüüd on neid siis järgi 25 ja need 25 õuna me jagasime siis korvidesse ära, ehk siis need punased õunad, mis on siis küpsed, ehk siis mis edenevad sujuvalt või siis kus ei ole nagu suuri probleeme, et alati nagu kõiki asju kanda on raske, aga nad tegelikult jooksevad kenasti. Teised on siis kollased õunad, mis on sellised poolküpsed, et millega minnakse edasi, aga kus on suuremaid takistusi ja kus peab ikka veel kõvasti pead murdma. Ja kolmas on siis rohelised suisa toored õunad. Need on need, kus tegevus ei liigu, et kas me siis pole alustanud või oleme nendest loobunud, et neid põhjuseid on mitmeid. Ja niimoodi üldülevaates võib öelda, et kui me jagasime need tegevused valdkondadeks, siis pilt on selline, et ettevõtlus- ja tööhõive valdkonnas me võime öelda, et 3 asja liigub päris hästi, 2 nagu niimoodi kesiselt ja 2 on suisa nagu pausi peal. Taristus 2 on hästi, 4 on pausi peal ja nagu näete siis nii edasi, et üldine saldo on selline, et 9 tegevust jookseb hästi, 10 on nii-öelda vajavad kõva pingutamist ja 6 tükki on siis ootel justkui. Aga teie loal jookseme siis kiiresti need õunakorvid läbi ja vaatame, mis me siis igast korvist leiame. Et saada ülevaade siis igast projektist hästi kiiresti. Et need projektid, mis välitöödelt üles jäid ja mis siis nüüd praegu hästi jooksevad minu hinnangul, aga olgu siin ka nii-öelda mööndud, et see kõik tõesti ongi minu hinnang, et ma olen küll konsulteerinud teistega ka, aga et siin neid projekte saab eri värvi värvida, et mõne puhul ma nii-öelda väga nagu valisin, et kas kollane või roheline või punane või kollane või et see on hästi selline suhteline, et kuidas nendele hinnanguid anda. Aga projekt, kuhu on väga palju energiat pannud Põlvamaa arenduskeskus ja kus Rahandusministeerium on ka aidanud kaasa ja tegelikult nii Valga kui Võru siis nii-öelda on toetamas, on see kauge koostöökeskuste võrgustiku loomine. Ja ei oleks saanud see tõenäoliselt tulla paremale ja viljakamale pinnasele, kui siis nüüd nii-öelda see koostöökeskus justkui loodi ära ja siis saabus ka nii-öelda eriolukord ja kõik pididki justkui kauge koostööd tegema hakkama teiste viisidel. Nii et praegu on kauge koostöökeskuste osas tööle võetud koordinaator ja seda võrgustikku ja seda teenust siis ehitatakse, et see jookseb hästi. Teine tegevus, ettevõtlusõppe ühtlasem rakendamine Kagu-Eestis, millest me ka rääkisime, et eesmärk oli see, et me kasvatame peale siis noort põlvkonda, kes siis on ettevõtlikum, et me tegeleme küll selle tänaste ettevõtjatega ka, aga et kasvatada seda valmisolekut ettevõtlikkuseks ja innovatsiooniks nagu noortes, siis iga maakonna pateekavas on see nagu sisse kirjutatud ja ühisosa on siis see, et meil on umbes 3 üritust vist, mis siis on üle Kagu-Eesti ühetaolised. Et kindlasti annab siin nagu veelgi rohkem teha ja veelgi rohkem koordineerida ja veelgi ühtlasemalt rakendada, võib-olla veelgi sihikindlamalt või sihistatumalt, aga et tegelikult tuleb tunnustada neid inimesi, kes on seljad kokku pannud ja see tegevus kulgeb hästi. Nii, järgmine, mis ma punaseks panin mingite mööndustega, on siis uuring, millele viitas ka Karri enne, see on siis kõrgema potentsiaaliga tööstus- ja ettevõtlusalade kaardistamine, mida Rahandusministeerium on eest vedamas. Hetkel on lähteülesanne põhimõtteliselt koos, et ta läheb kohe hankesse. Selle uuringu mõte on siis selles, et see on tegelikult esimene samm mitmest sammust, et
terendab silme ees kauges perspektiivis seesama Ida-Viru tööstusalade mudel või näide, aga mitte päris samasugusena, aga selleks, et me Kagu-Eestis saaksime hakata ikkagi sellist teadlikku turundust ja alade arendust tegema, selleks tegelikult tuleb need potentsiaalsed tugevad alad üles leida, et kus on siis seda, kus on võimalik see tööjõuareaal olemas, kus on mingisugunegi tooraine olemas, kus on mingisugusedki varasemad ettevõtted oma siis teenusvajadusega olemas. Et praegu on ju iga omavalitsus suhteliselt ise planeerinud ja mõni omavalitsus ei olegi, sest tegelikult see tööstusalade teema ei olegi iga omavalitsuse teema. Et see Kagu-Eestis need kõrgema potentsiaaliga alad üles leida, siis järgmised sammud on juba nagu järgmised sammud, ehk siis kuidas siis see turundusvõrgustik luua, kuidas siis leida sinna need investeeringud, et neid ikkagi nagu edasi arendada. Aga ma ei hakka kordama eelmise aasta juttu sellest, mille pärast neid tegelikult tarvis on. Et tõepoolest Kagu-Eestis on ka ettevõtjaid ja elanikke, kes seda kõike vajaksid. Nii, ja ma ausalt öeldes sügisel ma ei uskunud, aga täna usun küll, et kruusateede katete ehituse lisarahastus on muutunud punaseks õunaks. Ehk siis, kui ma nüüd terminoloogias ei eksi, siis 10 miljonit eurot, mis siis nüüd lisaeelarvega Maanteeametile eraldati kruusateede remondiks, sellest 5 miljonit on siis Kagu-Eesti suunaline ja väidetavalt sellest siis 56 kilomeetrit peaks saama tolmuvaba katte alla. Et jah, ta on punane õun, aga samas me saame ka kõik aru, et see ühekordne nagu süst, see on nagu kõva edasiminek ja see näitab seda, et on ära tajutud erinevates astmetes, et see kruusateede probleem, et see tõepoolest on probleem, et see ei ole lihtsalt jutuks ei räägita. Aga et see on esimene samm ja loodetavasti sellest tundmisest või tajumisest, et see on probleem, et järgnevad ka järgmised, et jõuame natukene nagu teistele lähemale oma mustkattega teedega. Punane õun on ka nõudepeatuste rajamise lihtsustamine, mäletate, see oli see teema, et ühistranspordivõrk on hõre, muidugi tarbijaid on ka vähem, aga need bussipeatused alati ei vasta nagu nende inimeste või väheste kasutajate individuaalsetele vajadustele, ehk siis memmekene ei taha mööda kilomeeter käia oma tehtud. Vaata see korter seal on ju. Nii, kellelgi mikrofon sees. Vabandust. Varsti jah? No ma teen hästi üles. Olgu, las tal olla mikrofon sees, ma räägin kõvemini. Et nõudepeatuste rajamise lihtsustamisega on nüüd niimoodi, et eelnõu on Maanteeametist läinud minu andmetel MKM-i, et seadus on selles osas muutmisel, et inimesed saaksid peatuste vahelisel alal maha minna bussist. Küll aga ei ole seal seda bussi peale tulemise küsimust lahendatud, aga samas ütleme pool muna on igal juhul parem kui tühi koor ja seetõttu on see punane õun, et see liigub sujuvalt. Heaolu valdkonnas oli meil tegevus, mis oli suunatud eakatele, et nendele siis proaktiivselt infot KOV ja riigi teenustest jagada, et see nagu võtab seda edasist teenuse vajadust vähemaks, kui inimesed jõuavad oma teenusteni kiiremini. Ja Sotsiaalkindlustusameti kaudu selline info jagamine juba toimub. Ma tean, et KOV-ide puhul on ka sellist hoiakut, et midagi peaks enam tegema või kuidagi teistmoodi, aga ma arvan, et see on läbirääkimiste ja paika loksutamise küsimus, et see tegevus on punane. Lõuna-Eesti turismiklastri loomine oli muidugi kavas juba märksa varem. See ei ole nüüd selline asi, mis nüüd tõusis idee Kagu-Eesti välitöödel, kuigi see liikus edasi, see tegevus meil justkui kokkuleppena sinna välitööde tegevuste kavasse, ehk siis kui sinnamaani veel räägiti, et peaks ja võiks ja siin koha peal Võru, Põlva, Valga tunnetasid veel seda läbi, et selle ettepanekuga oli Tartu meie poole tulnud, aga nüüd välitöödel rääkides kultuurist ja turismist, siis tunnetati sellise tegevuse vajadust ja see turismiklaster on siis praegu loodud, kohalikud omavalitsused on sinna projektijuhi leidmisel vahendeid pannud ja
nii-öelda neid ettevõtjaid siis nüüd kogutakse sinna klasterisse, et pikaajalises vaates see klaster muidugi nii-öelda ongi nagu puhtalt eraettevõtete huvil ja võib-olla finantseerimisel töötav, aga hetkel on seal see avaliku sektori tugi vajalik veel. Mainekujunduse tegevuskava Kagu-Eesti kohta. See oli samamoodi tegelikult juba varem ideena üleval. See tegelikult oli alustatud juba selle koostamist, aga ühel meie seminaril me tegelikult sellega ka väga intensiivselt tegelesime ja mainekujunduse tegevuskava sai detsembris valmis. Ja ma arvan, et see mainekujunduse tegevuskava on üpriski Kagu-Eesti nägu ja üpriski Kagu-Eesti välitööde nägu. Et kui nii-öelda pealkirja lugedes võiks arvata, et see on justkui nagu mingi turundusplaan, aga ta ei ole seda sugugi, et siia tulevad need varem öeldud sõnad ka sisse, et kuidas me seda kuvandit saame kujundada nagu reaalselt sisulist kuvandit, mitte nagu nii-öelda turunduslikus mõttes, vaid selle sisulises mõttes. Et see mainekujunduse tegevuskava on valmis ja küllap tegevused juba toimuvad või hakkavad kohe toimuma. Ja punane on loomulikult tõhusam kriisikommunikatsioon ja juhtimine, et Viola Murd Siseministeeriumist tegi eelmisel aastal sellise tungiva ettepaneku, et kindlasti välitöödel peab rääkima kriisiteemadel ka. Ja meil toimuski üks eriseminar kriisiteemal ja seal tajuti sellist teatavas mõttes nagu kohalikul tasandil peataolekut, et mida siis täpselt peaks tegema või kuidas, aga seal tekkisid esimesed kontaktid Siseministeeriumi Päästeametiga, juba nagu hakkas selginema, et kes kuidas keda aidata saab. Ja siis nagu tellimise peale, märtsis saabus torm, mis võttis siis Kagu-Eestis mõnes piirkonnas paariks nädalaks elektri ära, ja seda tajuti tõelise kriisina. Aga me ei osanud ettegi arvata, et see ei olnud isegi nagu peaproov tegelikuks kriisiks, nii et saabus ka siis see koroonaaeg. Kõige selle taustal on siis see kriisi juhtimises ja kriisikommunikatsioonis väga palju nagu edasi liigutud. Mitte ainult Kagu-Eestis, muidugi kogu Eestis tervikuna, aga Kagu-Eestis on sellist kohapealset nagu huvi kohalike omavalitsuste vahel koostööd teha, et see on ka märgatavalt kasvanud, et ma ütleks, et see on punane õun. Jõuame siis nüüd järgmise õuna juurde, see on siis need kollased õunad, et mida nagu kannatab süüa, aga mis veel väga hästi ei maitse. Tööstus- ja ettevõtlusalade turundusvõrgustik. See on siis nüüd see nii-öelda järgmine samm sellest uuringust, et kui me oleme teinud ära selle punase õuna uuringu, ehk siis need kõrgema potentsiaaliga alad ära kaardistanud, need on läinud kohalike omavalitsuste üldplaneeringutesse märgitud, siis on nüüd see hetk, kui kohalikud omavalitsused tegelikult lõplikult lepivad kokku, et kuidas see turundusvõrgustik siis peaks olema formeeritud. Päris sellist nagu Ida-Virus tõenäoliselt me ei teeks, aga millise me teeksime? Et võib-olla see siis töötabki ainult turunduslikus mõttes, et võib-olla seal mingid omandiküsimused liiguvad ikkagi läbi KOV-i. Me täna veel seda ei tea, et need kokkulepped on tegemata, aga nüüd ütleme, et miks ta ei ole roheline, miks ta on kollane, sellepärast, et sellest räägitakse täna üpris palju ja nii-öelda sellise valmisoleku kasvatamine toimub. Me juba nagu tegelikult juba kaalume, et mis teed võtta ja kohalikud omavalitsused võivad ka tegelikult arvestada, et kui neil on huvi, et siis selline protsess on edasi toimumas. Järgmine punkt, mis on teate, ma ütlen, mu laps ütles selle peale, et selle tegevuse nimetuse peale, et siin tuleb nüüd sõnaraamat kõrvale võtta, et aru saada. Arenduskeskuste kaudu siis ettevõtluses innovatsiooni ja teadmussiirde tõhustamine, et kõlab hästi bürokraatlikult, paraku on ta kollane, aga tegelikult see on üks kaalukamaid tegevusi üldse siin selles kavas. Miks ta on kollane? Ta on sellepärast kollane, et tegelikult meil ei ole nagu sellist valmis kava tekkinud tänaseks veel. Aga ta on kollaseks värvinud, ta ei ole punane seetõttu, et selles samas Kagu-Eesti programmis, mida Kaire ka enne põgusalt mainis, on selline ettevõtlustoetusmeede, kuhu me siis just seda silmas pidades proovisime viia sisse
sellist suunda, et nii-öelda toetusi saadaks pigem innovaatiliste tegevuste ja lahenduste peale, et mitte selliste nii-öelda must have katus pea kohal tegevustele, vaid et sellised innovaatilised või nagu edasiviivad tegevused, et need saaksid pigem rahastust. Seetõttu ta värvus napilt kollaseks. Aga eelmisel aastal meil oli tegelikult kava olemas, et kuidas me nagu hakkame edasi minema või missugused on need esimesed kohtumised, kellega me peame rääkima. Meil on isegi MKM-ist partner olemas, aga olgem ausad, et me lihtsalt Kagu-Eestis, meil on kuidagi nagu inimressurssi jäänud nagu väheks, et kõiki neid asju nagu edasi kanda ja seejärel saabus ka eriolukord, eks ole, mis nagu nii nagu katkestas palju suhteid. Et see on praegu nii-öelda ootel, aga ma väga-väga loodan ja hoian pöialt, et see läheb edasi. Siin Võrumaa Arenduskeskus on seda nagu eest vedamas. Kollane on ka kruusateede katete ehitusobjektide valikumetoodika muutmine. No mis see tähendab? See tähendab seda, et välitöödel me arutasime, et tegelikult peab arvestama nende katete valikut, mitte ainult neid selliseid rangeid kriteeriume, neid selliseid hästi selliseid paindumatuid kriteeriume, et mitu autot läbib ööpäevas ja mis seal nagu kas ühistransport liigub või mitte, need on kõik õiged märgid, eks ju. Aga mõnes kohas on selle kruusatee kaval nagu kogukondlikus mõttes suurem kui võib-olla mingisugusegi teise kruusatee kaval. Et selleks, et saaks nagu kohalik omavalitsus anda oma panuse ja võib-olla seda paremusjärjestust, mis nagu valemi abil tekib, et seda nagu ümber sättida, sest seal on ikkagi vahe, et kas sa saad nii-öelda vallakeskusest teise vallakeskusesse tee nagu 2 aastat varem või 2 aastat hiljem, et neid asju sätitada, peaks seda muutma. Maanteeamet on pannud kokku töörühma või panemas kokku töörühma, et seda valikumetoodikat muuta, aga seoses koroonaga ka see nagu nihkus edasi. Igal juhul on Lõuna-Eesti omavalitsused, mitte Kagu-Eesti, vaid Lõuna-Eesti omavalitsused siin oma ettepanekud Maanteeametile teinud, et need sõnastatud, et kuidas seda võiks teha. Maanteeamet paneb kokku töörühma ja tõenäoliselt kaasab koha pealt ka. Seetõttu on ta kollane. 4. punkt on ka üks kaalukamaid, see on kutse- ja kõrghariduse võimaluste analüüs. Lühidalt välja tuues tundub, see ei ütle midagi. Aga Kagu-Eesti üks selliseid kaalukamaid probleeme on ju selles, et meie nii-öelda võimekamad noored väljuvad piirkonnast haridusteele ja tagasi ei tule. Ja ega meie võimekad noored tingimata ei peagi tagasi tulema, kui tulevad teised võimekad noored siia piirkonda, aga nad paraku ei tule, sest ka nood võimekad noored lähevad Tallinnasse, Tartusse haridust omandama ja sealt siis nii-öelda selle, kuhu nad juba on nagu oma võrgu pununud, et sinna nad siis nii-öelda hakkavad nagu kinni jääma. Selleks, et meie piirkond saaks nagu edukamalt areneda, me peame ikkagi mõtlema siis, missuguseid erialasid siin piirkonnas peaks nagu õpetama kutsekõrghariduse tasandil, rakenduslikul kõrghariduse tasandil või siis suisa nagu mingi õppegruppidena. Ma ei räägi siin mingitest eraldi kolledžite loomisest või teab millest veel, aga see on siin kollane. Kollane on ta sellepärast, et seda vajadust on tunnetatud. Kollane on ta sellepärast, et esimesed kohtumised on toimunud, aga punane ei ole ta sellepärast, et tegelikult sellist nägemust veel täna ei ole. Õpetajate roteerumisprogramm, kes mäletab, oli siis seal Munki-Mano talgutel üks selline ka üks nagu ägedamaid, aga praegu on seal, asutakse esimesi samme, et sellise reaalse tegevuseni veel ei ole. Ma järsku vaatasin, kell on juba nii palju, et ma pean veel kiiremini rääkima hakkama. Sotsiaalvaldkonna innovatsioon, siin ma pean ka 2 sõna ütlema ikkagi, et see oli nüüd see tegevus, kus me tegime möönduse, meil ei olnud eestvedajat. Aga samas kohalikud arenduskeskused ütlesid, et selle tegevusega me peame tegelema, et see sotsiaalvaldkonna ökosüsteemi loomine, innovaatse ökosüsteemi loomine, see on ülioluline. Aga eestvedajad on lihtsalt nagu puhtalt, mitte sellepärast, et kedagi ei huvitanud, aga lihtsalt nagu neid inimesi, kes oleks võimelised seda vedama, nad olid nagu üle hõivatud. Ja seetõttu on ta praegu kollane, et jah, üksikuid tegevusi toimub, igas maakonnas toimub. Meil on need Munki-Mano talgud näiteks Võrumaal, mis ikkagi nagu käivad veel edasi, aga
sellist koordineeritud tegutsemist ei ole ja ma usun, et sellest heaolu seminaril pärast räägitakse. Raamatukogud kogukonnakeskusteks, kui te mäletate, seega vunkimanud algud meil võitis eelmisel aastal, aga rahastust ei ole nagu tulnud, et seal on palju eeltööd tehtud ja Rõuge vald on nagu valmis seda piloteerima, aga raha ei ole hetkel veel tulnud, et taotletakse siit ja sealt, aga praegu on nagu veel happu. Aga ma usun, et küll ta saab selle kivi tagant välja. Samamoodi on Põlisrahvaste Liiduga kõnnitakse vaikselt. Eesmärk oli siis see, et nii-öelda need põlisrahvad on võib-olla vale sõna, aga et need kultuuri killud nii-öelda paneksid seljad kokku ja saaksid enda kõvema ja tugevama hääle. Personaalsed pakiautomaadid. Ma olen üllatunud täna, et tegelikult kollane on. Ma peaaegu oleks ta roheliseks pannud, aga sest siin on väga palju metsikult eeltööd tehtud, aga seoses sellega, et eestvedajad on vahetunud, siis on tekkinud väike selline nii-öelda paus või adra seadmine vahele. Mäletatavasti Valga vald oli valmis piloteerima personaalsete pakiautomaatide projekti. Nad on rääkinud läbi Coopi ja Omniva ja Cleveroni ja veel väga paljudega, MKM-iga ja siin on hästi suur eeltöö tehtud. Aga vaatame, et ma loodan, et kas eestvedajate vahetus takistuseks ei saa. Ja väidetavalt igal juhul, et kui Valgas ei jõuta selle piloteerimiseni, siis Tartu tunneb ka selle vastu suurt huvi, et see on nagu see tuleviku teema. Ja analüüsettepanekud inimeste maale tagasipöördumise soodustamiseks on siis ka selle aasta lõpuks, et seda lihtsalt lükati edasi, muidu ta oleks võinud juba praegu valmis olla. Ja nii, siin on see hapu õun. Maapiirkondade tööstuslaenude tagamise meede. Et kuna siin see riigieelarvega need olukorrad on natukene nagu, me ei tea, kuidas see täitub ja kui palju ikkagi täpselt raha on, et igal juhul see, mis on tegelikult plaanis, hetkel veel selle väljatöötamist ei ole alustatud ja minul puutuvad andmed, et kas sellega minnakse edasi või mitte, et pärast võib keegi täiendada. Tööstusalade arendamise meede, see on siis 3. samm sellest meie Kagu-Eesti tööstusalade võrgustikust, ehk siis selleks, et neid alasid ehitada, on vaja ikkagi ka mingisuguseid investeeringuid teha ja omavalitsused tõenäoliselt oma vahenditest paljult neid nagu teha ei jõua. Aga et see meede on veel nii ettenägematus kauguses, et ta peab olema roheline. Samamoodi lepiti kokku, et peab viima selle riigiteede teehoiukavasse viite Kagu-Eesti kohta, et seal on kruusateid väga palju, lihtsalt selleks, et saada siis see alus järgmisteks investeeringuteks. Rahandusministeerium selle ettepaneku tegi, aga sinna kavas seda ei jõudnud. Samamoodi on roheline idee, et järgmise perioodi struktuurifondide vahendid kasutada kruusateedele põhjendusega see kliimamuutustega kohanemine. Aga ka see on praegu jõudnud ainult ei ole saanud positiivset tagasisidet. Tööjõu liikumise vajadusi arvestav ühistranspordisüsteem on samuti roheline sel põhjusel, et meie ühistranspordikeskused rakendavad praegu sotsiaaltranspordi pilootprojekti ja nad ütlevad, et nad ei jõua nagu kõike korraga teha. Et kui see sotsiaaltranspordi projekt, mis ka nõudepeatuste liinidel baseerub, kui see õnnestub, siis tegelikult võib ka seda tööjõu liikumist sama mudeliga jätkata, aga see siis tähendab, et me tegelikult hakkame sellega tegelema alles võib-olla 2-3 aasta pärast. Ja siis viimane täiendavad võimalused ülikiire interneti jaoks on kahjuks roheline õun ehk siis hapu. Et väga palju on tööd tehtud ja selgasid on kokku pandud ka ja on sõnumeid saadetud, aga ma saan aru, et seal, kus raha ei ole, sealt seda välja ei pigista ka, et selles mõttes Teet Helmi ettepanek enne oli väga huvitav ja kõik need uudsed ideed, et kuidas seda ikkagi nagu lahendada on, ma arvan, Kagu-Eesti mõttes teretulnud. Vot, jooksin läbi, aitäh, kas keegi tahab midagi küsida? Ma tahtsin kommenteerida, et minu teada selle riigieelarve lisaeelarve raames mingi väike lisaraha selle viimase miili peale leiti, et äkki ta on niisugune nagu ühe poole pealt elekollane. Jah, võib küll nii olla. Ja, tere sooviksin ka küsida. Nägin siin hapuõunana oli ka nimetatud siis tööjõu inimeste vajadusega mitte arvestavat ühistransporti põhjusega, et ühistranspordikeskus ei jõua sellega tegeleda, kuna tegeleda sotsiaaltranspordiga. Siis ma ütleksin, et tänane ühistranspordi liinivõrk on ikkagi üles ehitatud tuginedes kõikide osapoolte huvidele ja vajadustele ja ma ei eristaks kuidagi ühistranspordi korrastamisel tööjõu
liikuvusega just mitte arvestamist. Kindlasti võib olla sotsiaaltranspordi arendamise tulevikuperspektiiv see, et ta võiks täita nii-öelda riiklikku taksoteenust ka piirkonnas just kui nõudetranspordi näol ja selliselt sobida muuhulgas ka tööjõud ja selle elanikkonnale, siis eelneva väitega ma kahjuks nõustuda ei saa, et just selle praeguse liinivõrgu korralduse osas, et see ei vastaks tööjõulise elanikkonna soovidele. Ja aitäh, Sander. Ma arvan, et su märkus on õige, et ega siis see võrk ongi nagu olemasolevate ressursside pealt lahendatud nii, et kõik saaksid, aga et need, kes ei saa, et need ikkagi jäävad ootama. Ja tõenäoliselt siis edasiarenduse kaudu me jõuame nagu rohkemate abivajajateni ja ettevõteteni. Aga aitäh, Eveli, selle tõesti kiire ülevaate eest. Ja nüüd on meil seminari üldosaeg läbi saanud. Me oleme kenasti graafikus ja nüüd liigume siis 3 töögruppi. Lingid on siin chatis paremal pool olemas. Heaoluseminari link, ettevõtlusseminari link ja siis taristuseminari link. Ja eri seminarid hakkavad siis 10:45. Teeme siin selline 12 minutit kohvi ja veepausi. Saate endale täiendada oma jooke. Aga mina tänan teid selle aja eest praegu see 1,5 tundi. Ma arvan, kõik te saite ülevaate, mismoodi need asjad siin edasi liiguvad ja nüüd siis töögruppides läheme juba süvitsi nende teemade juurde, millest Eveli praegu rääkis. Tänu Svenile. Aitäh teed. Ja nüüd saate siit paremalt poolt lingi pealt siis edasi juba sinna sisse. Ma teen ka kohe ettevõtluse töötoa lahti. Aga tänud ja näeme siis juba töögruppides ja kellega ei näe siis kunagi hiljem aasta jooksul. Tänud teile!